No täna on tõepoolest Tallinna lennujaamas selline tähtis päev taas ja nagu see foto siit minu selja tagant reedab, on Eestisse jõudmas 2-kordne Euroopa meister naiste iluuisutamises Niina Petrikina. Natukene on veel aega. Mis on nüüd Eesti iluuisutamisega juhtunud? Et selline medalite sadu, selliste kõrgete kohtade sadu on nüüd lahti läinud. Kuidagi nagu paisu tagant kuskilt pääsenud. Nagu siin on aeg-ajalt nagu viimastel aegadel öeldud, et praegu on Eestis tõepoolest iluuisutamise kuldaeg. Meil on nii palju häid sportlaseid ja just väikese riigi tingimustes üles kasvanud ja siin treenivaid sportlaseid on meil, kes neid medaleid toovad. Et see on nii suur uhkus ja võimalus näidata, mida on ühel väikse riigil võimalus teha Euroopas. Et me olime seal koha peal, siis meid ikka vaadati nagu sellise imeliku näoga, et kuidas see võimalik on. See on võimalik ja osa neist, kes selle võimalikuks tegid, saabusid täna koju. Ma väga tahan tänada oma spordiarsti, kes mind aitas taastuda pärast oma probleeme ja jalaga. Nii et ma väga tahan tänada sind ja kõige spetsialiste, kes aitasid mind sellel raskel ajal ja minu treenerid ja toetav tiim. Mulle väga vedas. Kas nüüd siis väike puhkus? Mida? Puhkus tuleb? Ei tule. Täna tuleb. Täna kui juuame, aga täna ta teeb vinitused, sest meil uisud ei tulnud. Sellepärast ei saa täna teha. Ainuke kohver, mis ei tulnud, oli minu oma. Niina oma. Ma olen nii väsinud, et ma ei jõua mõelda, nagu, mis tuleb homme. Et praegusel hetkel ma olen väga uhke meie tiimi kohta, sest me saime saavutada nii väikese perioodiga nii head tulemust, et oli päris raske taastumine, aga me saime sellega hakkama ja mul on väga hea meel, et ma sain teha kõik oma kavad puhtalt. Nii et nüüd töötame edasi.